kõik on Lähis-Ida rindel vaikne. Või siiski? Pealkirjad räägivad meile üht, samal ajal kui muud asjad vaikselt küpsevad ja olukord tasapisi pingestub. TikTok võib olla sotsiaalmeediaplatvorm. Meie, vanemate inimeste jaoks, on see aga kell, mis tiksub keskpäeva poole, otsustava hetkeni. Me oleme nagu vanas westernis, keskpäev või tulevahetus OK Corralis, ootamas viimase stseeni lahtirullumist. Ameerika Ühendriigid lükkasid tagasi Iraani viimase ettepaneku, kirjeldades seda kui solvavat. Võib-olla kasutasid nad teist sõna, ma tõlgin sellest, mida lugesin heebreakeelsetest meediakanalitest. Ja keset teateid, et president Trumpi kannatus hakkab otsa saama, ütles Ameerika president esmaspäeva õhtul, et USA pidi Iraani ründama juba teisipäeval. Kuid ta on otsustanud rünnaku praegu edasi lükata. Põhjus? Katari emiiri, Saudi kroonprinssi ja Araabia Ühendemiraatide presidendi palve. Kõik nad palusid ta rünnakut edasi lükata. Liigub ka teisi kuulujutte, kuid see on see, mida me ametlikult kuulsime. Aeg tiksub tõesti. Hormuzi väina piiramine ja mereblokaad avaldavad mõju, lämmatades Iraani aeglaselt, muutes nad meeleheitlikuks, võib-olla isegi sunnivad neid esimesena relva haarama. Tõepoolest, kell tiksub. Kuna Iraanis kestab habras relvarahu, järgime siin Iisraelis kokkulepet Ameerika Ühendriikidega. Nad palusid meil tagasi hoida ja end vaos hoida, hoolimata sellest, et Hezbollah Liibanonis jätkab rikkumisi ning Hamas eirab täielikult talle septembris seatud tingimusi. Need organisatsioonid kipuvad pidevalt ennatlikult tegutsema, panevad Iisraeli proovile ja õpivad tundma FFO tähendust. Viimase nädala jooksul kõrvaldas Iisraeli kaitsevägi Liibanonis üle 220 Hezbollah terroristi, keskmiselt üle 30 päevas. Me suurendasime rünnakuid põhja pool Litani jõge, kust Hezbollah on korraldanud miinipilduja ja droonirünnakuid Iisraeli vastu. Sel nädalal ründasime isegi Beiruti äärelinnas. Gazas tapeti Hamasi juht Azadin al-Haddad, samal ajal kui armee jätkab aeglast ja metoodilist Gaza sektori ülevõtmist. Me kontrollime nüüd umbes 60% Hamasi territooriumist, kuigi relvarahu kokkulepe andis Iisraelile ainult 53% sellest alast. Ja see näitab selget muutust varasemates poliitikates. Hamasile antakse teada, et iga rikkumise eest tuleb maksta hinda. Nad usuvad endiselt, et Iisraeli piirab Euroopa Liit või rahvusvahelised organisatsioonid. Ja miks nad ei peaks uskuma? See on alati varem töötanud. Aga sellest räägime kohe lähemalt. Mõlemas valdkonnas õõnestab Iisrael süstemaatiliselt relvarahu tingimusi, mis oleksid pikas perspektiivis jätkusuutmatud ja mille Washington meile ajutiselt peale surus. Ja mõlemas valdkonnas, vähemalt praegu, ei ole ebatavalist Ameerika pahameelt. Ka nemad mõistavad, et senine käitumine ei ole enam võimalik. Hamas valitseb endiselt Gazas, kuid see, mis sel nädalal juhtus, näitab, kui palju asjad on tegelikult muutunud. Varem oli Iisrael ettevaatlik ohtudele reageerimisel või terroristide kõrvaldamisel, sest neil oli võime tulistada rakette ja ohustada Iisraeli tsiviilelanikke. Need, kes täna ütlevad, et Hamas jääb ellu ja selle juhi tapmine ei oma tähtsust, jätavad tähelepanuta ühe väga olulise asja. Hamasi viimane juht on kõrvaldatud koos oma perega. Ja organisatsioon, mis kunagi terroriseeris Iisraeli massiivsete raketirünnakute või maismaa sissetungi ähvardustega, ei suuda nüüd tulistada isegi ühtegi raketti ega saata ühtegi terroristi rindele. Nemad, Hamas, saavad nüüd ainult Gaza tänavatel oma vormides ringi kõndida ja kohalikke gaasalasi hirmutada. Hamas on kaotanud 10 000 võitlejaid, kaotanud oma varustusliinid ja üle 60% oma territooriumist. Ülejäänud 40% territooriumil liiguvad nende võitlejad ringi relvadeta, kartes kohest õhurünnakut ning kaevavad varemetes, mis kunagi olid nende võimukeskused. Nagu üks Iisraeli kommentaator sel nädalal ütles, on Hamas nagu inetu prussakas. Iisrael on selle oma kanna all purustanud. Selle jalad ja tundlad tõmblevad aeglaselt veel loigus, mis kunagi oli Hamas. Olgu, põhimõte on selles, et neil saavad tunnelid otsa ja järgmine löök tuleb peagi. Muide, kui Iisrael jätkas Gaza Hamassa liidrite kõrvaldamist ja terroritaristu süstemaatilist lammutamist, tähistasid islamistid ja nende toetajad läänes sel nädalal Nakbat. Nad tähistasid Nakbat nagu mida täpselt? Neid ei hävitatud 1948. Aastal araablased kontrollisid Juudamaad, Samaariat ja Gazat 19 aastat. Miks nad siis midagi ei teinud? Miks nad ei loonud neil aastatel riiki? Nad räägivad nüüd 600 000 põgenikust.
Hiljuti märkasin, et nad tõstsid selle arvu 700 000-ni, mis on mõlemad kõrgemad kui 1949. Aasta ametlik 450 000. Aga sellest hoolimata ajasid Araabia riigid välja 800 000 juuti. Miks nad ei kasutanud oma riike, et võtta vastu Araabia põgenikke? Miks ei olnud juudi põgenike probleemi? Sest me võtsime oma inimesed vastu. Nii et see ei olnud kunagi nende kohta, kunagi Palestiina põgenike kohta. Ainus asi, mis hoiab Araabia-Filistiina kontseptsiooni elus, on see, et nad ei suutnud Iisraeli hävitada. Nakba tragöödia, millest nad räägivad, seisneb selles, et nad ei suutnud juute hävitada. Ja erinevalt kõigist teistest vähemustest Lähis-Idas ei suutnud nad juute alistada. Kõik need miljard inimest ei suutnud vabaneda 7 miljonist juudist. Ei jõuga, ei rahvusvaheliste institutsioonide kaudu, ei propaganda abil, mitte millegagi. Nüüd õhutavad nad lolle läänes. Nad kontrollisid, nagu ma ütlesin, Gazat 19 aastat ja viimased 20 aastat oli Gaza nende enda käes. Nad leinevad seda nüüd, kuid kasutasid seda infrastruktuuri varjamiseks, mis oli mõeldud Iisraeli hävitamiseks. Jah, neil õnnestus läbi murda ja tappa üle 1200 iisraellase, kuid see oli kõik. Nüüd on neil see. Ja kui sa arvad, et nad on sellest õppinud, siis vaata seda. Kõik need meeleavaldused üle kogu maailma. Nüüd ei räägita enam õigustest, kompromissidest ega 2 riigist. Nüüd räägitakse jõest mereni. Ja kõik need isehakanud rahuarmastajad, nii siin Iisraelis kui ka kogu maailmas, kes ütlesid meile, et kompromissid ja tunnustamine muudavad nad partneriks ja mõistlikumaks. Nad kõik vaikisid iga rikkumise ajal, otsisid vabandusi iga vägivallateo jaoks ja jätsid tähelepanuta selle, mida araablased ise ütlesid. Ja meilt oodati, et me võtame selle kõik vastu. Enesetapurünnakud, raketid, terrorism. Ja nüüd julgustate te neid edasi. Las nad mõistavad, et nad pääsevad sellest puhtalt samal ajal, kui Iisraeli noomitakse. See kõik oli teie käitumise tagajärg. See on sama ka Liibanonis, kus need institutsioonid ja Euroopa riigid, kes peaksid rahu hoidma, lubasid hoopis terrorirühmitustele enda kõrval tegutseda. Te kõik olete põhjuseks, miks nad arvasid, et võivad kõike seda teha, mida nad tegid, rikkuda rahvusvahelist õigust ja lõpuks niimoodi lõpetada. Sest meie jaoks siin Iisraelis on see kas nii või naa. Meie Iisraelis ei vajanud tsiviilkomisjoni kinnitust Hamasi poolt 7. oktoobril toime pandud kuritegude kohta naiste ja laste vastu, et teada, mida meie islamistlikud vaenlased meile võimaluse korral teeksid. Araablased kutsuvad avalikult üles meeste tapmisele, naiste vägistamisele, noorte tüdrukute muutmisele seksiorjadeks ning laste piinamisele ja sadistikule tapmisele. Et ei oleks kahtlustki, see on iga Iisraelis elava juudi saatus islami käe läbi, kui me ei suuda end kaitsta. Miks ma seda tean? Mitte sellepärast, et nad seda igal võimalusel ja sotsiaalmeedias avalikult väljendavad. Kui sa pole viimastel päevadel näinud ega kuulnud neid kogu Euroopas ja Ameerika Ühendriikides oma kavatsusi avalikult väljendamas, siis sa pole lihtsalt tähele pannud. Ma tean seda, sest viimastel aastatel on just see olnud jesiidide, kristlaste, kurdide ja kõigi teiste, kes elasid Lähis-Idas islami võimu all, saatus. See on täpselt kristlaste saatus Aafrikas. Ükski neist rühmadest ei hõiva ühtegi territooriumi ja neil pole vaidlusaluseid piire. Ükski neist ei rünnanud islamit ega moslemeid. Ükski neist ei ole teinud midagi sellist, mida Araabia poolehoidjad kasutavad ettekäändena Iisraeli demoniseerimiseks ja meid araablaste agressioonis süüdistamiseks. Keegi ei nõudnud kooselamist, polnud ühtegi silti, mis ütleks, et jesiidid ja araablased ei ole vaenlased. Ükski nende moslemitest naaber ei tormanud neid kaitsma. Ei, nende ainus kuritegu oli see, et nad olid lihtsalt nii õnnetud, et ei suutnud end Lähis-Idas kaitsta. Ükski riik, ükski rahvusvaheline organisatsioon ega ükski sadadest inimõiguste rühmadest, kes maksavad aktivistidele miljoneid dollareid, ei astunud nende abistamiseks välja ega peatanud nende vähemuste jõhkrat hävitamist. Teisi vähemusi, nagu bahaid, zoroastristid ja koptikristlased, samuti taga kiusatakse, kuritarvitatakse ja neilt võetakse põhiõigused islami režiimide all. Ka nemad pole süüdi milleski muus kui selles, et nad ei ole moslemid. Kõik need meedias, kõik niinimetatud eksperdid, kõik need haledad juudid, kes ühinesid Iisraeli laimamisega, väänates fakte ja tegelikkust, et mugavalt õigustada oma osalust riigi süstemaatilises demoniseerimises. See on rahva pelgupaik, keda on põlvkondade kaupa taga kiusatud.
Kõik teevad seda, ignoreerides inetut tegelikkust ja sellega toidavad nad mõrvarlikku koletist, kes vastutab kogu vägivalla eest, mida Lähis-Idas abitute rahvaste vastu toime pannakse. Võruslikkust näitavad poosetajad sotsiaalmeedias, kelle mõistus on aastatepikkuse progressiivse indoktrinatsiooni tõttu mürgitatud. Ei rääkinud kunagi, ei maininud kunagi, ei tulnud kunagi ühegi neist kõige süütumatest ohvritest kaitseks välja. Nimetud jesiidi, kristlaste ja kurdi lapsed või ka pärslaste lapsed, kui juba sellest rääkida. Keegi ei mässanud, keegi ei protesteerinud, keegi ei tulnud nende kaitseks. Nende elud ei olnud tähtsad. Kui see oli seotud vastupanuga või kolonialismiga, siis miks toimus Must september Jordaanias? Miks toimus Liibanoni kodusõda? Miks saeti juudid välja Araabia riikidest? Miks nad ei loonud riiki, kui neil oli selleks võimalus aastatel 1948 kuni 1967? Seega, andke meile andeks, kui teie õigustäis nördimus meid eriti ei eruta. Me teeme edaspidigi kõik, mis võimalik, et tagasi hoida ja vajadusel tappa neid, kes püüavad meid hävitada ja meie perekondi mõrvata. Me tuleme toime teie vinguva põlgusega, muud võimalust meil pole. Iisraeli riik loodi just selleks, et juudid ei oleks enam kunagi abitud ohvrid. Nii et te võite meid nii palju sionistideks nimetada, kui tahate. Te võite oma moraalset üleolekut demonstreerida, pritsida viha, pursata nördimust, rõõmustada meie valu üle, julgustada neid vägivaldseid sissetungijaid teie riikidesse. Aga meie jaoks on valik lihtne. Meie elud, meie laste elud. See on see, mis loeb. Ja sina võid oma väänatud ja haiged väärtused endale jätta. Minge kõik persse. Ja samal ajal, kui nad hoiavad teie tähelepanu meie peal, ükskõik mis ettekäändega nad sel või järgmisel nädalal välja mõtlevad, tungivad nad vaikselt teie ellu. Tik-tak, tik-tak. Kell tiksub mitte ainult siin, vaid ka teie piirkonnas. Islamistid ja moslemi vennaskond ei ole läänes selleks, et assimileeruda. Nad on seal selleks, et vallutada. Kasutades lääne vabadusi, põhimõtteid ja väärtusi, et edendada omaenda eesmärke ja väärtusi. Usuvabadus on oluline osa lääne kultuurist. Kuid samal ajal, kui meie rakendame oma põhimõtteid, kuritarvitavad nemad seda, et oma enda põhimõtteid sisse viia. Religioosne kohalolek ei ole nende jaoks oma uskumuste tähistamine, vaid vahend üleoleku sümboliseerimiseks. Islamistide tänavatel palvetamine ei ole meie jaoks usuvabaduse kasutamine sellisel kujul, nagu meie seda mõistame. Nad ei tee seda oma riikides, vaid ainult seal, kus neil on vaja näidata üleolekut. Ja jah, läänes on avalikke usulisi väljendusi. Mina näiteks armastan jõulusõimest stseene, jõulupuid, isegi koore, kes laulavad pühade ajal. Mulle meeldivad lihavõtte jänes ja munajaht. Ma ei ole kristlane. See olid kristlased, kes tähistasid, mitte ei püüdnud kellelegi midagi peale suruda. Aga islamistide palvetamine avalikes kohtades, kus on mitteusklikud ehk kuffarid, on trots. Täpselt nagu nad ehitavad mošeesid kristlikele ja juudi pühapaikadele. Nad karjuvad intifada globaliseerimisest. Siis teevad nad seda kaitsetute juutide vastu. Ja vähesed räägivad sellest või tõstavad häält, sest teie riikide juudi kodanikud on justkui kuidagi vastutavad selle eest, mida meie Iisraelis teeme. See on sama ka siin. Kui sa normaliseerid kurjust, kui sa õigustad seda, kui sa rakendad reegleid ja seadusi valikuliselt, siis teed sa selle vastuvõetavaks. Nii et ärge imestage, kui juhtuvad sellised juhtumid nagu sel nädalal San Diegos. Kui sa otsid vabandusi vägivalla või üksikisikute sihikule võtmisele väidetava pahameele tõttu, siis teed sa selle vastuvõetavaks. Tahad mingit konkreetset vägivalda globaliseerida? Teistel inimestel on oma eelistatud viis, mida nad samuti tunnevad, et tuleks globaliseerida. Vaadates nüüd sõjajärgset olukorda Gazas, on üks ideedest, mida Euroopa Liit ja vasakpoolsed elemendid Iisraelis toetavad, see, et Palestiina omavalitsus võtaks juhtimise üle. Dr. Ariel Edmoni Jeruusalemma strateegia- ja julgeoleku instituudist ning Sagiv Steinberg Jeruusalemma julgeoleku- ja välissuhete keskusest käsitlesid seda teemat artiklis, mis avaldati sel nädalal Iisraeli ajalehes Maariv. Nad väidavad, et Katar ei näe Palestiina omavalitsust mõõduka alternatiivina Hamasile, vaid pigem mehhanismina, mis võiks ühel päeval toimida moslemi vennaskonna võimu seadusliku poliitilise kattevarjuna. Artikli kohaselt on Doha viimase 10 jooksul kandnud Palestiina omavalitsusele üle rohkem kui $1 miljardit. Nad investeerisid haridussüsteemidesse,
infrastruktuuri ja meediasse, samal ajal edendades antisemiitlikku sisu ja pro-Hamasi narratiive selliste institutsioonide kaudu nagu Al Jazeera ja UNRWA. Autorid hoiatavad, et rahvusvahelised plaanid anda Gaza kontroll niinimetatud reformitud Palestiina omavalitsusele ignoreerivad fakti, et Fatahi ja Al-Aqsa märtrite brigaadide liikmed ise osalesid 7. oktoobri rünnakus ning tegutsevad koostöös Hamasiga. Katar ei toeta Palestiina omavalitsust selle mõõdukuse tõttu, seisab artiklis, vaid seetõttu, et see võib toimida moslemi vennaskonna liikumisele legitiimse kattevarjuna. Nad väidavad veel, et ilma õhutamismehhanismide, majandusliku sõltuvuse ja Katari mõju likvideerimiseta võib Hamas kergesti naasta teise nime all ja uue poliitilise fassaadiga. Mis puudutab Iisraeli poolt, siis doktor Kobi Mikael, keda olen siin varem intervjueerinud ja kelle artikleid jaganud, pakkus huvitava vaatenurga peaminister Benjamin Netanyahu tulevikuvisioonile. Artiklis, mille ta avaldas koos Iisraeli suustrateegia keskusega, toob doktor Mikael välja peaminister Netanyahu strateegilise kontseptsiooni tugevused ja väljakutsed, mis on kohandatud toimuvale suurele muutusele. Maailma ei kujunda enam kaks superjõudu. Võim hajub ja Netanyahu püüab kujundada Iisraeli strateegiat, mis sobib selle uue reaalsusega. Doktor Mikael alustab Netanyahu avalduse tsitaadiga valitsuse istungilt 22. veebruaril 2026, kus ta ütles järgmist. Visioonis, mida ma enda ees näen, loome me terve süsteemi, sisuliselt liitude kuusnurga ümber või Lähis-Ida sees. See hõlmab Indiat, Araabia riike, Aafrika riike, Vahemere riike nagu Kreeka ja Küpros ning Aasia riike, mida ma hetkel ei täpsusta. See kuusnurga visioon on doktor Mikaeli sõnul Iisraeli katse muuta globaalne multipolaarsus strateegiliseks eeliseks. Selle asemel, et Iisrael oleks väike riik, mis reageerib sündmustele, on idee positsioneerida Iisrael sõlmpunktina, 6. teljena, mis ühendab 5 suurt piirkondlikku sfääri. See pole ainult diplomaatia, vaid katse luua võrgustikupõhine piirkondlik arhitektuur, julgeoleku koordineerimine koos infrastruktuuriühenduste, majanduskoridoride ja tehnoloogiliste partnerlustega, mis kõik on seotud Iisraeliga kui keskmega. Mikaeli sõnul tuleneb see visioon otse 7. oktoobri šokist ja sellele järgnenud mitme rindega sõjast. Netanyahu näeb sõda nii traumana kui ka võimalusena. Iraani piirkondlik telg on nõrgenenud, Araabia riigid on haavatavad ja sõltuvad välisest julgeolekutoest. Ja Iisrael on näidanud nii sõjalist kui ka tehnoloogilist üleolekut. Selles vaakumis usub ta, et Iisrael saab aidata kujundada uut piirkondlikku korda. Aga sellel visioonil on ees tohutud väljakutsed. Esiteks on see endiselt peamiselt retoorika. Puuduvad siduvad institutsioonid, rahastamismehhanismid ja tegevusraamistikud. Ilma reaalse infrastruktuuri ja tegelike kohustusteta jääb see vaid visiooniks. Teiseks, Palestiina küsimus on kogu projekti all peituv miin. Ükski Araabia riik ei liitu täielikult piirkondliku struktuuriga, mis kulgeb läbi vaidlusaluse territooriumi ilma poliitilise perspektiivita. Kolmandaks, Ameerika Ühendriikide isiklikud sidemed Trumpiga ei kõrvalda struktuurset pinget. Washington soovib relvarahu ja stabiilsust. Iisrael soovib aktiivset heidutust ja tegutsemisvabadust. Ameerika toetus on oluline, kuid Ameerika huvid ei lange alati kokku Iisraeli omadega. Neljandaks on India. See on tõusev jõud, kuid samas hoiab see ka tihedaid sidemeid Iraani ja Venemaaga. See ei liitu lihtsalt Iraani vastase rindega. Selle osalemist piirab alati selle enda strateegiline autonoomia. Viiendaks puudub sellel arhitektuuril selge raskuskese. Erinevalt NATOst puudub süsteemi ankurdamiseks hegemoon. See on paindlik võrgustik, mis töötab rahulikul ajal, kuid on ajalooliselt kriiside ajal kokku varisenud. Siiski väidab Mihhail, et siin on uuendus tõeline. Piirkondliku stabiilsuse liimina kasutatakse ühenduvust, infrastruktuuri ja tehnoloogiat, mitte ainult sõjalisi liite. Sellised projektid nagu IMEC, India Lähis-Ida Euroopa koridor ning ühisenergia ja digiinfrastruktuur Kreeka ja Küprosega annavad sellele visioonile füüsilise selgroo. Põhijäreldus on järgmine. Netanyahu kuusnurkne visioon on ambitsioonikas, loov ja strateegiliselt sidus, kuid siiski abstraktne, habras ja täis lahendamata vastuolusid. Ma tunnen Kobi väga hästi. Me käisime mõlemad samas keskkoolis oma kodulinnas Ashkelonis ja olime tol ajal sõbrad.
Aastaid hiljem oli mul au temaga tihedalt koos töötada, kui olime mõlemad Iisraeli peaministri kantselei juhtivametnikud. Ta on üks targemaid inimesi, keda ma kunagi kohanud olen. Ja rohkem kui midagi muud usun ma, et see tema artikkel kirjeldab kõige paremini Netanyahu ainulaadsust Iisraeli poliitilisel maastikul. Ja ma ütleksin isegi, et ka lääne poliitilisel maastikul. Netanyahu on mees, kellel on selge visioon meie riigi jaoks. Ja selle põhjal peaksite mõistma, miks nii paljud iisraelased, kaasa arvatud mina ise, toetavad Netanyahut. Ja me liigume aeglaselt valimisaastasse. Paljud poliitikud soovivad võimu üle võtta. Lisaks tema laitmatule sõja juhtimisele alates 7. oktoobrist oli Netanyahul visioon Iisraeli tuleviku jaoks, mida paljudel teistel poliitikutel Iisraelis ei ole, ning minu arvates on see suund, mida Iisrael peab lähiaastatel järgima. Lõpuks, kui liigume Shavuoti pühade poole, Hag Matan Torah, Toora ja 10 käsu saamise tähistamise poole, siis mõned olulised punktid meie aja jaoks. Shavuot on ainus püha juudi kalendris, mille kuupäev ei ole Tooras kirjas. Meile on ainult kästud lugeda 49 päeva teisest paasapüha teisest päevast alates. Shavuoti tähistatakse 50. päeval. Pesach, Sukkot, Rosh Hashanah, kõigil meil on kindlad kuupäevad. Aga hetkel, mil me saime Toora, meie määrava hetke puhul, ei ole kalendris mingit kindlat kuupäeva. Sest nagu juudi õpetlased ütlevad, Matan Toora polnud lihtsalt üks hetk ajas. See oli südamehoiak. Toora anti meile siis, kui olime valmis seda vastu võtma, kui seisime koos. Keish ehad belev ehad, ühe südamega, ühe eesmärgiga, ühe saatusega. Mitte täiuslikud, mitte täielikult paranenud, kuid piisavalt ühtsed, et kuulda midagi meist suuremat. Sõnum siis, nagu ka täna, on see, et me elame hetkes, kus maailm meie jalge all muutub. Vanu jõude hääbub, uusi jõude tõuseb, liidud kujunevad ümber, ohud muutuvad. Ja kogu selles segaduse sees küsitakse Iisraelilt ja juudi rahvalt sama küsimust, mida meilt küsiti Siinai mäel. Kas me oleme valmis vastu võtma seda, mis järgmiseks tuleb? Kas me seisame üheskoos või eraldi? Sest Toorat ei antud üksikisikutele, seda ei pakutud hõimudele eraldi. See anti rahvale, kes otsustas seista kõrvuti isegi siis, kui nad ei olnud kõiges ühel meelel. On ka põhjus, miks me loeme sellel pühadel Ruuti raamatut. Nagu paljud Iisraeli toetavad kristlased, ei sündinud Ruut sellesse loosse. Ta valis selle ise. Sügava leina, üksinduse ja ebakindluse hetkel vaatas ta Naomile otsa ja valis mugavuse asemel kogukonna. Tema avaldus, kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina, on ülim näide sellest, mida Siinai mäel toimunud sündmus kõigilt inimestelt ootab. See tuletab meelde, et juudi saatus ei ole lihtsalt pärand. See on teadlik otsus siduda oma saatus oma rahva saatusega. Ja kas sa valid Jumala sõna ja tema käsud? Ja see ongi meie põlvkonna väljakutse. Me ei pea olema ühesugused. Me ei pea oma erinevusi kustutama, kuid me peame meeles pidama, et meie lugu liigub edasi ainult siis, kui liigume edasi koos. Shavuot seisneb selles, kas suudame selle hetke taas luua ka praegu, riigis, mis ikka veel võitleb, ikka veel leinab, ikka veel üles ehitab, ikka veel vaidleb, kuid on endiselt olemas. Ikka veel valime elu, ikka veel valime üksteist, ikka veel otsustame kanda missiooni, mis algas kaua enne seda, kui meist keegi sündis. Nii et kui me astume Shavuoti pühadesse, olgu õnnistus selline. Olgu me väärt, et saame Toora taas. Mitte sellepärast, et see antakse meile, vaid sellepärast, et me oleme üksteise jaoks olemas. Sest me avame oma südamed, sest me mäletame, et meie jõud pole kunagi tulnud ainult võimust, vaid eesmärgist. Ja las see Shavuot toob selgust, ühtsust ja vaikset julgust jätkata teed isegi läbi kõrbe tuleviku poole, mida me oleme kutsutud rajama. Häid Shavuoti pühi! Mina olen Daniel Seaman. Liituge minuga taas järgmisel nädalal saates Straight Up JNS TV stuudiost siin Jeruusalemmas, Iisraelis. Aitäh!